siin Olustada lossis alustame täna kontserti, mille on ette valmistanud Leha Segakoor, kes tähistab 125. juubeliaastat. Meid on täitsa palju ja 5 aastat tagasi, kui oli suurem kontsert, oli meie seltskond hoopis teistsugune. Ja see kogu aeg muutus ja 5 aasta jooksul on meil juurde sündinud ja meil on nagu uus põlvkond. Ja tänase kontserdi avaloo teevadki nemad ilma pikema jutu. Palun tulge nüüd siia. Minnes kaasa kahma, ja silma otsa kelma.
veel olema. Ja Lehvala koor täna täitsa alustuseks tahaks väga tänada inimesi, kes meid väga palju on aitanud sellel toredal teekonnal. Nii, et koor laulda saab, selleks peab looma pinnast, väga mõnusat pinnast ja meie pinnase on loonud aastakümneid armas dirigent Aita ja me tahame seda kohe algusest tänada. Ja kes mängivad meil alati laverit väga hästi, kallis Maret. Kas oled? Maret, palun. Armast ühtsah on. Samad sõnad, aitäh, et sa leiad aega meiega jagada muusikat ja seda aega. Ilma sinuta poleks meie kool see, mis ta täna on. Alati aitab meid, kui ma vähegi soovin ja kui vähegi inimesel aega on, siis Maali saadab meid ka kogu aeg juba, ma ei mäleta, kui vana ta oli, kui ta siia laevale tuli. On ka Temuri Sulama Iitse, ma teda hetkel siin ei näe, aga kus me siis koos käime? Me käime tegelikult meie pesa, meil oma pesa päris ei ole. Me käime Olustele põhikoolis ja sealsed uksed, mul võtmed ka on meil alati lahti ja sealt ma tahan tänada väga direktorit Liivi Lindemanni. Siis, ega ilma rahata ka midagi väga ei tee, tahaks ikka ilusaid asju endale lubada. Me täname head Airet, kes nõu ja jõuga annab oma toetuse alati ja helistab, et kuule, tee see asi ka ja ütle, mis sa nii ja naa teha tahad. Siin linnulaulu all me tegelikult oma parimad kontserdid olemegi andnud selles saalis ja seda maja ju valitseb, mida ma ütlen, hea Arnold Pastak, kes on ka meie ridades laulnud ja me oleme ka esitanud tema repertuaari. Meil on laulukirjutajad ja seadeid veel teinud ja ka tükk aega tagasi meie ridades laulnud Kalev, kes on juba selle küpsuse astme saavutanud, et tuleb ja laulab. Ikka proovitagi, kui vaja. Aitäh sulle, Kalev! Teised nimed, keda me samamoodi täname koos kogu oma koori poolt, on üles juba rivistanud ennast, et selle saali akustika on hästi mõnus ja me ikka tahame laulda siin nurgast, seal nurgast
tänan alustamist üle. Kallis publik, te olete väga tänatud, et te siin olete. See kontsert ongi teile. Emotsioone oma ebaühtlase temperatuuri tõttu. Aga siin oleme, mets meie ümber on, loodus on, ta on ja on üks kaunis laudale pühendatud loodusele, ma mõtlen. Ja kuigi seda lauluga juttu on päris palju räägitud, siis see on uus teos, kirjutatud selleks käesolevalt laulupeoks, mis suvel toimub. Ja selle pealkiri on Allikas. Kavalehtedel võidega näha autorit, ma usun, et kõik selle jagunud. Ja klaveril meie armas kütsa. Allikas metsas ees kaua
õue rohkem muutub kohe õige rõõmsaks linnamäe. tõstan ema tervituseks üles käe. Aitan ette kuldse sõrmuse. Lapsel palju nimesid, nii ei ole seegi mingi nimesid. Ronga etteid palju rohkem on viis. Mõned nendest kõlavad siis nii. Kraks, 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 ratas, ratas, ratis, ragi alla, valge. Arvatakse kurja karja too, ega usu tema salva ilma päev. Kui sa ütled ronga isa, valgelik võib tõsta isa. Kui sa ütled ronga ema, siis sa solvad ronga ema. Must rong, lenda, 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 must rong. 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 Meie kontsert tegelikult annab pealkirja, nagu te lugesite, linde ma kuulen. Jah, tõepoolest, sa ei näe, aga sa kuuled ja imetled. Minu peres on kah veel 2 linnu. Üks enam ei ole. Aga te kuulete nüüd laulu, mida me kokku säädinud ise uhketelt heliloojatelt muusikutelt jällegi. Rein Rannap ja Tõnis Mäkk on alguse teinud, aga lind on ikkagi must. Ja siis midagi veel. Teravas
on rõõm olnud ja jätkugu kõik hea, olgu head meie ümber ja halb kaugemal. Ja kui on midagi halba, siis pöörame selle heaks. Katsume seda hakkama. Meie kontserdi viimane lugu ongi see, kes on graafsus. Tahaks öelda graafsus, aga tegelikult põristab mingi imelikul moel, kuidas ta seda häält tekitab, ei tea. Aga lugu on Juhan Jürve kirjutatud Trukki rääkis väga vana lugu. Väga vana. Sõnad on kirjutatud. Ma olen meie ümber. Kunagi kaugel ajal. Puhke lugu, kuulake. Oi,
hea publik. Nagu ma siin tänukirja peale ütlesin. Jah, kontsert on pühendatud kõigile. Ja eriti neile, kes siin on. Kallis, nüüd on meiega aplaus teha meie publikule. Ma näen siin, ma kiiresti leian, siis nüüd, kui meie kallis inimesed on siin allkorrusel, alustasime üleval, siis enne ei kuulda asja, aga Lehola koor tänab oma neid inimesi, kellega midagi koos on tehtud ja koos me oleme siin saalis ka, nii et ma näen, et on Arnold, kallis Arnold, siia saabunud ja me oleme sinu laule laulnud ja sa oled meid konstrueerinud ja kõik tükkene koostöö ja me oleme siin mõnusas lõssis juba 100 aastat laulnud. Me räägime hiljem, aga kui keegi soovib sõna võtta, siis palun võite seda teha. Kõik ümber muutub lauluks, mida vaatan, mida puutun, nagu heliseksin ise helendusel nimelise ning see vahendus ja kumin, pühalik ja harras sumin langeb üle mulla, vette, inimeste südamete. Õndsam helendusel tõuseb inimsüda imejõusse ning maailma vaev ja mure, sest see valendusse sureb. Kõik muutub lauluks, nendeks isakud. Head Lehola liikmed, külalised, meie kõigi jaoks on suur rõõm tähistada siin koos teiega täna midagi erilist. 125 aastat segakoori südamega tehtud tööd, pühendumust ja laulurõõmu. Ja te teate seda ju isegi, et koor ei ole lihtsalt üks hulk koos laulvaid inimesi. Koor on elav kogukond. See on ühes rütmis hingamine, kuulmine ja kõlamine. See on vastastikune toetus nii helikõrguse leidmisel kui ka elu keerulistel hetkedel. Ja siin, kus me praegu oleme, tähendab koor midagi veelgi enamat. See on osa järjepidevusest ja identiteedist. Head lauljad, kõik teete päeval tööd oma ametikohtadel, seal, kus elu teid parasjagu vajab. Õhtul, kui teised end puhkeajale seavad, olete teie koori proovinud. Tegelikult olete ka teie väsinud. Ja lihtsam oleks ju koju jääda. Tulemine nõuab distsipliini, tahtejõudu, eelkõige ka armastust muusika vastu. Ja see armastus on teid viinud nii kodukandi kui kaugematele lavadele ja siinkohal annan edasi volikogu esimehe Aino Viinapuu tervitused, mis ta on personaalselt teile saatnud ja palun tänada teid selle eest, et te alati olete olnud kohe olemas, kui meil on vallas külalisi, kellele elamust pakkuda, olgu need oma riigist või kaugemalt. Suur tänu teile selle eest. Ka suurel peol olete käinud ja jälle olete minemas ja läbi uhkuse teie koori üle tunneme uhkust meie kõigi üle. See 125 aastat haarab endasse 4-5 põlvkonda. Selle peale mõtlete vahel siis asjad saavad
hoopis teise tähenduse ja väärtuse. Need, kes kord alustasid, ei saanud teada, kui kaugele nende algatatud laul kandub. Teie olete seda laulu edasi kandnud ja täna selles hetkes saavad üheks minevik ja tulevik. Kõlab koorilaul nii eilsest kui homsest. Aitäh, et hoiate seda pärandit elus. Aitäh, et annate oma lauluga meile lootust ja ilu. Lehola, sinu järgmised 125 aastat olgu sama inspireerivad ja helisevad. Jätku sellele. Aitäh! Kui Agnes jagas kausta vahelt mitut ringi üle käies kirju, siis meil samamoodi kaasas kirjad. Tänukiri. Täname segakoori Lehola ja juhendavad Agnes Kurge panuse eest valla koorilaulu traditsiooni hoidmisel ja arendamisel ning seoses koori 125. aastapäevaga valla vanema täiuri. Kauaaegse koorivanema ametikohustuste täitmise eest Elvira Krossberg. Täname segakoori Lehola koorijuhatust tähelepaneliku ja hoolsa suhtumise eest koorielu tegevuse korraldamisel ja toetamisel. Astrid Pahman. Samamoodi koori juhatuses Käti Noomel. Tänu teie tegevuse eest koori juhatuses Neeme Roosaar. Ja tänukiri pühendumise eest valla kultuurielu rikastamisel ning seoses veel ühe sünnipäevaga Agnes Kurg. Minu puhul on ka see, et ma lavale saan mitte rääkimata jätta. Noorele värskele koorivanemale ja ühele paljudest komeliseks. Armas Agnes, head koorilauljad, ma tulin siia Põhja-Sakala kultuurikeskuse esineja, aga üsna ruttu see on minust tavaline inimene, sellepärast et see kool, need inimesed on mulle tegelikult olnud aastate jooksul lendega mitmed korral väga minge. Aitäh teile selle eest. Ja mul on teil üks ettepanek. Ja nüüd täiesti juba sellise tavainimesena, aga ma luban, et kui te teete selle ära, siis ma aitsen 100%. Vaadates täna teie ettelastet, mis te arvate? 25 aastat on laulud. Lauldud vallalaulupeol, lauldud suurel laulupeol, olnud väga efektne, väga ilus. Aga täna mul tekkis mõte, muusikal on see, mis võiks olla teie järgmine välja. Vaadates tänast kolmest. Minu sellise toreda ettepaneku, et teeme ühe ägeda muusikali koos. Ma ei tea, kuidas see õnnestub, aga vaatame nii publik, pange pileti ja ostuks raha valmis. Et on Tornis aasta ja erinevad väga tähtsad hiinlaste aasta, siis ma arvan, et me kuuleme sellel aastal teie kooride esitust veel. Ja meil juhtus
Smartpostiga selline asi, et nemad arvasid ka, et tuleks teha veel uue aasta ja teie kingitus sõidab teistkord ringi. Ma ei tea, mida te kohale jõuab. Nii et kui te lubate, ma tulen siis teie proovi ühel hetkel koos siis kingitusega ja siis tuleb järgmine sõnda. Aga selleks, et teil siis igavus oleks liiga suur, siis ma õnne teile kõigile ja ma loodan, et teie laulad ikka veel sadu aastaid. Aitäh! Kägu kukub õnne meile. Aitäh, Kägu! Väga austatud Leola koor. Me tulime teid tervitama ja üritama meie valla kõige vanema koori poolt, kuna teie olete meie valla kõige noorem. Kui enne oli siin juttu põlvkondadest, siis meie oleme vähemalt 27 aastat teist vanemad, siis oleme järgmise põlvkonna koor. Ja nii tore on kuulata seda nooremat inimeste laulu ja näha silmi. Ja mul on nii hea meel, et nii uhke ja kaunis koor läheb meie valda esindama sinna suurele laulukoole. Nii et soovin teile vastupidamist ja edu selles ilusas ettevõtmises. Ja nüüd ma annaksin sõna meie koorivanemale Edre Kaja-Oss, palun. Ära veel teile 200 kurkukastet natuke anda. Et kallis armas Leelo koor, te näete, ma nüüd kevadel tõesti teie juurde enam ei jõudnud nende pärast, siin tuli vaja tähtsalt kontserdisse valmistada. Leelo koorikene. Kõige tähtsam ei ole Tallinna valla. Kõige tähtsam on pidu meil eneses. Ja me kohtume vallapeol, maakonnapeol, Olustveres, pargipidu on tulemas, kõiksugused peod. Olete alati teletanud. Ja nüüd Agnes, sinu sünnipäevaks. Täna ei ole siin juhataja. Nii et veel kord. Jah. Sinu on mina valmistas oled. Me ise arvame ka, et me valisime sellised laulud, mis ei oleks nii väga ära lahustatud. Sellel hooajal kõik õpivad ühte sinist raamatut. Sellepärast oih. Jah, samad laulud ja tahaks ka laulua. Ja tamme näed, see on alga kontserdus ja teid tervitab nii ebakood.
hea koor. Mul on hea meel täna siin teie kontserdil olla ja need mõtted tekkisid siin, luban, et ei räägi pikalt. Esimene on see, et koorijuhataja pluss 33 lauljat oli lõpuks 11 meest ja 22 naist. See on niisugune sümboolne arv. Teine on see, et teie jõudsite Olusperre või teie eelkäijad jõudsid Olusperre 20 aastat enne, kui jõudis siia põllumajanduskool. Kolmas on see, et meil on väga hea meel, et meil on õnnestunud sellest keerulisest aegadest tulla nii läbi, et meie ja teie võite siin mõisamajas laulda igal ajal. Ja tegelikult täname teid väga, et kõikidel vilistuspäevadel on Lehola koor erinevates koosseisudes üles ja olnud väga oluline osa nii sellest külast kui koolist. Nii et meie õpilased, õpetajad on laulnud siin, paljud nendest on läinud juba teispoolsesse, aga Lehola koor on kindlasti Olusperre kooli jaoks väga oluline. Ja paneme siit koos edasi, et järgmise 150 juubelini ka. Ma saan aru, et juba hääli kostis tagant, et on järelkasvu tulemas. Et käisid juba lavada. Ja tegelikult väga suur kummardus, sügav kummardus, ma ei tea, kõik teised ka ilmselt on sellega nõus, et inimesed võtavad oma vaba aega, oma perearvelt, pühapäevadel, laupäevadel, kõikidel nendel ettelaulmistel. Ja seda sel ajal, kui meil on olemas kõigil kodus televisioon, kõigil on autod, internet, maailm on lahti, tulevad inimesed päriselt kokku ja laulavad päriselt. Ja see on tegelikult suur töö, see kõrvaldaavad, see on ikka laulavad, see tore. Aga et see nii hästi välja tuleb suure tähtile ja sügav kummardus, et te võtate seda aega ja koos seda teete. Nii et palju õnne teile kõigile ja annan mõned lilled, personaalsed lilled, et kui lubate, ma annan esimese lille Aitale. Teine läheb loomulikult Agnesele, kes täna asja omandab. Ma annaksin Tiinale, kes on kontaktisik või side kontaktisik kooliga mõtale. Oled saatjad teil olnud. Esimene on Kültšukan. Ma annaksin selle viimase loosi, siis näiteks see liiga on kõige kauem laulud teevad. Ei ole. Kõige kauem on laulud meil koolis. Siis ma annaksin Kaarile, kes on kõige kauem laulnud siin koolis, nii et suur aitäh teile ja palju õnne ja kingitud jätan siia kogu koori jaoks. Aitäh! kellest on saanud professionaalne muusik.
üks selline perekond on juurakud, 3 tütart, kõik on muusikud. Teine on tootsid. Ja 3. ilmselt ka metsvahi sääksis. Mujalt oli neid saanud. Meie kallis koor teile kõigile on kingituseks ka toredalt. Praegu te neid ei saa. Me austame publikut. Kuigi ärge nagu imestage seda, et te nüüd mõtlete, et kontsert on läbi ja kõik on läbi. Ja absoluutselt kõik tänased külalised olete palutud ka asendada. Ärge minge ära, meil on õhtu teine pool veel hullem kui see esimene. Kohvkoop, pidulaud ja kõik selline muu. Ja teie ees, et te tõesti teate, kes meil kooris. No natuke need tähtsamad on. Siis... Mina ütleks kõigepealt. Jah, Arno tegelikult tegi otsa lahti, et Tiina, kes seda Lossi perenaise ametit siin veab ja tõesti ei ole olemas. Aitäh sulle, Tiina. Ja meile mängib tantsuks täna Kalev. Juhuu! Ma jõudsin keskele. Meie tahame tänada oma Agnest, kes meid sinna suurele peole vedas. Ja meil on väga hea meel laulda siin selles reas. Käia proovis ka pühapäeviti, laupäeviti, ka Pärnus, ka siinsamas Olusperes ja igal ajal, kui väsinud me kõik oleme, siis neljapäeva õhtu on nädalas see õhtu, mis toob energia tagasi terveks nädalavahetuseks. Sest Agnes, kes meid seal kohe vastu võtab, on alati särav ja rõõmus. Ja me tahame seda. Mulle meeldivad need inimesed ja ma hakkasin tegelikult lugema kokku, tahtsin statistikat teha, aga ma ei ole üldse paberiinimene ja ma ei oska numbreid lugeda ja kogu aeg läks hästi, et palju me siin oleme 5 aasta jooksul, näiteks kontserte olnud, mul läks ausalt. Aga me oleme koorilaagrit teinud, nagu ikka normaalne koorielu, täpselt nii.
aga mis ma tahan teile nii-öelda ääremärkusena öelda, kui te vaatate mehed nagu Vonksi alates aastast 2005 eriti muutub, koosseis muutub, aga naise, ütleme, 15 nendest on nagu endised aastast 2005. Meil on tulnud juurde säravaid sopreid, mahedaid aite ja muidugi teil olid mõned tõrguvad ja pärast mõtled, miks ma kohe laulma ei tulnud, kui mind kutsuda. Aitäh teile, armastajad! Ma armastan teid väga! Maret, sinu laul. Muideks, Viljandi maakonna laulupeole mina ise pakkusin välja, et kõlab Mareti laul ja see laul saavutas nii suure populaarsuse, et tantsuõpetajad ütlesid, et me teeme sellele ka tantsu. Ja orkestrimehed ütlesid, aga nojah, me teeme sellele siis saate ka. Nii et Maret, me seda laulu praegu laula, aga et kõik teaksid, meie oma lood ja laulud kõlavad Viljandi maakonna laulupeol. Aga muidugi ka vallapeol. Meid pidusid on palju. Ja pärast vallapidu järgmine päev on siin Olustvere stiilipidu, Olustvere hõnguline 20.–30. ja peaesineja on meil ka selle aasta. Ja me teeme koostööd Suurejani muusikafestivaliga. Ja sealt kavast näide, kes meile laulma tuleb. Aga sel korral, kes laulu tahab kuulata, on Piletka. Et tasuta lõunet võtta. Aitäh teile. Viimane laul ka igaks juhust. Jälle on kevad ja